oktoobri lõpp ja Halloween või ei unustage ära, kui meil on oma enda Lindora laat, mida peetakse juba 1920. aastate algusest ja ma usun, et te mäletate, möödunud aastal me käisime siin ja meile pakuti müügiks nii hundinahksed kasukad kui ropka keppi. Me läheme vaatame, kas need asjad on alles. No kuulge, mis nalja te nüüd teete? Teil on ropka kepp ikka müümata. No keegi ei taha keppi. No kuidas teil siin Võrumaal niimoodi on, aga vaatame nüüd koos üle, no mis siin, no aga teie proua, 10 eurot, ropka kepp, no palun. Kuule, mul pole keppi tarvis ju. Miks ei ole keppi vaja? Ikka on keppi vaja, no hea käia niimoodi. Vaata, kui pikk ta on. Aga mis täna kõige paremini kaubaks on läinud? Jõuluehtod. Nüüd karp on tühi. No aga rääkige, kui suur see teenistus täna on olnud siis? Ma ei tea, ei julge olla. Ei julge. No mingi 500, võib-olla rohkem. No siis tasub ikka laadale tulla. Tasub. No alguses öeldi, ta on ise tekkelaat, et üle 100 aasta tagasi. Aga noh, eks ta on ju kauplemine on läinud moodi ja laadad on omal ajal ju Eesti algusaastatel, teisel Eesti algusaastatel. 90-ndatel läksid laadad jälle moodi ja hakkas jälle kaup liikuma ju. Ja tänu sellele siis on iga aastaga siin see rahvaarv tõusnud ja kauplejate arv, nii et me oleme oma nagu lae saavutanud, ega rohkem Google ei mahu, rohkem vabupinda ei ole ka viimased 5 aastat, et 28. oktoober iga aasta, ilma reklaamiti, ilma millegi, et inimesed teavad, Simunapäeval see laat toimub ja nagu ise näete, mis siin toimub. No öelge, kas siin võib kaubelda kõigega või on ikkagi midagi, millega ei tasuks siia tulla? Minu arvates on Lindora laat see, kus kaubeldakse kõigega. Alates vanavarast kuni lõpetades, hästi palju on vanavaramüüjaid, vorst, suitsusink, mesi, liha ja siis kõik see, mis maalähedane on enam-vähem. Ja natukene riideid ka, nii et eks maainimene tahab ka riideid osta. No me oleme praegu täpselt sellise ristmiku peal, kus vanasti siis need laadad alguse saidki ja läheme vaatame, siinpool vist pakutakse rohkem nagu toidupoolist, aga siinpool on näha, et on selline käsitöö ja võib-olla vanavara, et lähme vaatame. Tere! Olete nõus siit midagi nüüd endale koju viima? Mitte praegu. Aga teie? Ei. Aga mis te siit Lindora laadalt täna juba soetanud olete? Mütsi. See, mis teil peas on? Ei, ma ei raatsinud kohe pähe panna, ma ikka tahan ametlikult ja ilusti esineda uue mütsiga. Me oleme selle seas, et kõik, mis ostad kappi hoiule. Kes teab, millal läheb vaja, jah? Ei, siis ükskord avastad, et näed, elu on läbi ja ei saadki kasutada. Me oleme kokkuhoidlikud ju. Ja küsiks teie käest ka, et kui palju siis sellist vanavara soetatakse siin? Üldiselt on mida aasta edasi seda vähem, ausalt öeldes. Et hakkab see vanavaraturg välja surema lihtsalt. See tähendab seda, et need, kes võib-olla sellist nõukaaegset asja hindavad, hakkavad otsa saama või? Ilmselt küll ei. Ennemini läheb juba nõukaaegne asi nüüd uuesti loosi, kui see vanaaegne. Ja varem oli inimesed armastasid ise midagi teha ja puhtaks teha. Nüüd peab kõik olema ideaalne. Siis võib-olla ostetakse. Rahvast liigub, aga enamus käivad nagu muuseumis. Lihtsalt vaatavad, oi, minul on selline, minu vanaemal oli selline. Üks kaupleja seda ilmselt inimestelt ei ootasi. Ei, seda küll, aga tead, ei karda raskusi pioneer ja Moskva pisarad ei usu. Räägime nüüd teiega, mis asja teie siin pakute. Ma näen, leib, sai on siin midagi erilist ka. Tere, ja me ei pakugi leiba ja saia, vaid me pakume leiva ja saia küpsetamise komplekte. Et komplekt näeb välja selline, milles on juuretis, kõik jahud, sool, suhkur, seemned, kõik komponendid retsepti järgi täpselt valmis mõõdetud, kaalutud. Kaasas on juhend, kuidas tainas kokku segada, hapnem panna ja küpsetada ja kaasas on ka vorm, mille siis küpsetada. Palju olete siis täna juba jõudnud müüa inimestele neid komplekte? Tänane päev on tegemist täis olnud ja pole veel jõudnud kokku lüüa, palju me võinud olema. Mina tahakski nüüd teie käest küll küsida, et aasta tagasi ma sain aru, et tuleb panna külma vett klõmakas alla ja siis klõmakas õukad peale. Kas see on õige lähenemine? No teoreetiliselt nii räägivad jah, vanad inimesed. Aga kuidas siis võiks olla, et ikka viskad pikali maha ka ja tikku ei tõmba või? No tikku ei ole kunagi soovituslik tõmmata, et aga jah, see on ikkagi rahulikult olemiseks. Et see ei ole seltskondlik tegevus. Aga see on siis, et nagu võtta sellist ärevusfooni maha või milleks seda üldse kasutatakse? No pigem ikka kasutatakse ravi eesmärgil. Et teda on
noh, nii kui nõukogude ajast on jäänud, et meditsiinilised ravi eesmärgiks, et aga mõni võtab ka rõõmuga. Tere! Tahaks küsida, mismoodi sokiäri läheb teil siin, rääkige. Vaikselt ikka, tere. Aga miks siis, mis need moesokid on siin praegu vastu talve? No üks kõik on. Kõik on moes, roosidega, põtradega. Ja ikka põtradega, roosidega. Ei ole veel nii külm võib-olla. No aga ostetakse ikka või? Ostetakse ikka. Aga mitte, täna on vähe rahvast lihtsalt siin. Täna on teisipäev. Kuulge, kas te nüüd tahate öelda, et see mitmekilomeetrine pargitud sõidukite rodu, et see on vähe rahvast või? No tavaliselt on ikka rohkem olnud kõik aastad. No teie hinnangul, teil on siin midagi peale sokkide veel, et kuidas teil kaup läheb? Ei, no päris normaalne, selles mõttes läheb oma tehtud ketšup, tšilikaste ja muud asju natukene, nagu tavaliselt. Aga rahvast ikka on, et proua siin ütleb, et vähe rahvast on. No see aasta, ütleme nii, vähem. No minul on selleks aastaks Lindora laadal käidud ja näete, isegi Ropka kepp anti kaasa, et mine vii Tallinnasse ära, sest siin Võrumaal seda ju keegi ei taha.